on jõudnud taas neljapäevase äriõiguse nõuande aeg. Täna räägime, mis asi on otsuse eelnõu, miks seda vaja on, kes selle koostab ja nii edasi. Kõigepealt, et mis asi see otsuse eelnõu üldse on? Kui päevakorrapunkt on selline üldine suunis, mis näitab, et mis teema arutlusele tuleb, siis otsuse eelnõu on ikkagi selline konkreetne otsuse projekt. Millal siis seda vaja koostada on? Seda siis tuleb teha, kui on vaja mõne päevakorrapunkti all mõni konkreetne otsus vastu võtta. Et kui mõni päevakorrapunkt on selline, mille all soovitakse lihtsalt mingeid ühinguga seotud asju arutada, siis iseenesest mingit eelnõud selliste punktide osas koostada vaja ei ole. Samuti ei ole vaja otsuse eelnõusid koostada selliste üldkorralduslike küsimuste arutamiseks, näiteks keda valida siis koosoleku juhatajaks või protokollijaks. Üldjuhul koostab siis päevakorrapunktide osas otsuse eelnõud koosoleku kokkukutsuja, olgu selleks siis juhatus või siis kui koosolek on kokku kutsunud mõni osanik, siis tema. Aktsionäridel on õigus ka iga päevakorrapunkti osas otsuse eelnõu esitada. Osanikel iseenesest sellist õigust ei ole ning osanikud saavad otsuse eelnõu esitada ainult siis, kui nad taotlevad päevakorra täiendamist. Aitäh! Kohtumiseni järgmisel neljapäeval.